Tere päevast, lugupeetud Riigikogu, tere päevast, austatud peaminister ja ma loodan ka teised ministrid jõuavad kohale. Alustame tänase infotunniga ja palun kõigepealt kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 41 Riigikogu liiget, puudub 60. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Andrus Ansip, siseminister Ken-Marti Vaher ja välisminister Urmas Paet. Kuna meil on täna 7 registreeritud küsimust, siis selleks, et enamus läbi saada, siis palun koha pealt registreeritud küsimusi 2. Kiired näpud jällegi. Ja alustame küsimusega kolleeg Sven Mikser, peaminister Andrus Ansipile. Palun. Aitäh, austatud peaminister. Eesti avalikkust ja eeskätt kultuuriüldsust on viimase nädala jooksul vapustanud kultuurilehe Sirp toimetuse väljavahetamine ja eelkõige teie valitsuse kultuuriministri Rein Langi roll selles protsessis. Kuna signaale on olnud äärmiselt vastuolulisi, siis minu küsimus teile, kas te olete oma valitsuse ministrilt selle teema kohta aru pärinud ja kui, siis mida ta teile ütles? Aitäh. Aitäh. Muidugi ma olen pärinud oma valitsuse ministrilt aru. Ma olen saanud mõningast selgust, aga ilmselt ei ole Rein Lang see isik, kes suudaks anda täit selgust selle kohta, mis Sirbi ümber praegu toimumas on ja mis seal toimunud on. Ta on olnud väga vastuolulisi signaale. Muist nendeks praeguseks on juba osutunud selgelt valedeks signaalideks. Siinjuures ma märgiksin ära selle palju korratud väite selle kohta, et justkui oleks Kaur Kender helistanud Toomas Väljatagale ja öelnud, et tal on Rain Rosimannuse ja Kristen Michaliga kõik kokku lepitud juba, temast peab saama Sirbi peatoimetaja, et selle vale väite, mida on ju korrutatud terve nädal juba, selle on ümber lükanud nii Kaur Kender kui ka Toomas Väljataga kui ka Rain Rosimannus ja Kristen Michal, aga ka ma saan aru, et selle on ümber lükanud ka Toomas Väljataga vend Märt Väljataga, kelle mingile meile selline väide on tuginenud. Olgu see üks näide sellest, et seda infomüra toimuva ümber on väga palju. Minul täit selgust ei ole. Aitäh. Palun kolleeg Sven Mikser, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, härra peaminister. Jätame nüüd Väljataga tema venna ja Michal ja Rosimannuse sinnapaika ja räägime minister Langist. Ajakirjandusel ja avalikkusel on kujunenud mulje, et alates 14. selle kuu päevast on minister Lang oma rollist selles protsessis rääkides süstemaatiliselt vassinud ja hämanud. Kas teie hinnangul on minister Lang rääkinud tõtt ja ainult tõtt avalikkusele? Aitäh. Kuna mul ei ole täit ülevaadet toimunust, siis loomulikult ei saa ma vastata tõsikindlalt seda, et ta on rääkinud tõtt ja ainult tõtt või väita ka vastupidist. Ma ei ole piisavalt informeeritud. Aga ma ei oleks teiega nõus, et päris nii lihtsalt need asjad ei pea käima, et jätame nüüd selle Kristen Michali ja Rain Rosimannuse sinna paika, lähme edasi järgmisega. Põhimõtteliselt peaks ka sellele asjale ikkagi kriipsu alla tõmbama need, kes alusetult on süüdistanud, need, kes on näinud unenägusid ja need, kes on neid unenägusid siis kindlas kõneviisis tervele Eesti rahvale edasi paisanud, need peaksid oma sõnade eest vastutama. Ma olen Rein Langi käest kuulnud seda, et tema
juures toimunud kohtumine leidis aset 8. novembril. Ja selle kohtumise initsieeris nõukogu esimees Urmas Klaas, kes ise sellel kohtumisel ei viibinud. Samas ma tean Toomas Väljataga intervjuust Eesti Rahvusringhäälingule, et see Kaur Kenderi kõne temale leidis aset 4. kuni 5. ma ei tea siis täpselt mitmendal novembril. Ehk siis minu jaoks on oluline see, et Kaur Kender pakkus ennast Sirbi peatoimetajaks märksa varem, kui leidis aset kohtumine kultuuriministri kabinetis. Ma olen aru saanud seda, et Sirbi toimetus küsis kultuuriministrilt raha. Ja ma olen aru saanud ka sellest, et kultuuriminister andis kantslerile korralduse raha leida, kuid mitte täies küsitud ulatuses. Selles osas mul etteheiteid kultuuriministrile ei ole. Ta tegi seda, mida ta tegema pidi, oleks võinud ilmselt leida veelgi rohkem vahet. Aitäh. Palun, kolleeg Sven Mikser, teine täpsustav küsimus. Aitäh, härra peaminister. Sellel näotul skandaalil on 2 osa, millest üks on kultuurilehe Sirp toimetuses toimuv ja teine on minister Langi käitumine selle skandaali ajal ja tema roll selle skandaali puhkemisel. Ja selle viimase valguses, millest on kaendatud kõik minu eelnevad küsimused, ma tahaksin küsida, kas minister Lang selle skandaali kestel on väljendanud teile valmisolekut ametist lahkuda või kas teie ise olete kaalunud Rein Langi ametist vabastamist, kultuuriministri ametist, kui siis millal me võiksime selle kohast teadet oodata? Aitäh. Jah, üks käitumise võimalus on selline, et nii kui aga kriitika alla satud, siis ütle, et mul on asjast juba villand ja ma enam ei taha selle asjaga tegelda. Et me oleme sellist käitumist näinud ka siin Riigikogus kunagi. Minu meelest märksa olulisem on välja selgitada tõde, see, mis tegelikult juhtus. Kõigepealt inkrimineeriti mingeid tegusid Rain Rosimannusele ja Kristen Michalile. Nüüd on selgunud, et inkrimineerimiseks polnud mingit alust. Edasi inkrimineeritakse Rein Langile muuhulgas tegusid, mida ta kindlasti teinud ei ole. Omistatakse talle väiteid, mida ta kindlasti väitnud ei ole. Nagu ma juba ütlesin, ei ole minul täit ülevaadet toimunust ja enne kui mina oma seisukohad kujundan, tahan mina selle ülevaate saada. Mina tahan endale saada selge pildi sellest, kuidas asjad toimusid ja miks nad nii toimusid, nagu nad toimusid. Rein Langile omistatakse seisukohta, just kui ta oleks päris algstaadiumis ennast täielikult distantseerunud Sirbist. Ka mina olen jälginud neid tema avaldusi, mitte küll nii, et ma suudaksin neid täht-tähelt sõna-sõnalt tsiteerida, aga ma ei ole kunagi kuulnud tema suust seda, et ta pole üldse kunagi Sirpi näinud ja ammugi pole ta seda käes hoidnud ja kindlasti ei ole ta kunagi Sirpi lugenud. Mitte mingeid niisuguseid väiteid ei ole mina Rein Langi suust kuulnud. Ma olen kuulnud väidet selle kohta, et ta ei korralda näitusi, ei koosta kontserdikavasid ja ei pane paika ka Sirbi peatoimetajat. Ometi see Sirbist distantseerumine on saanud märksa laiema ja üldisema tähenduse. Ma arvan, et see on ebaõiglane. Aitäh. Ja palun nüüd 2 kohapealt registreeritud küsimus. Palun, kolleeg Heimar Lenk. Aitäh, lugupeetud peaminister. Kui vaadata viimaste aegade arenguid, siis ma loeksin nüüd ette Autorollo Jürgen Ligi ülbuselt pensionireformi tupik, üha suurenev väljaranne Eestist, nüüd ka kultuurirahva nii-öelda üles tõusmine teie vastu ja teie populaarsus erakonnal on langenud 18% peale, miinimumi peale ja kui siia panna nüüd seesama Sirbi skandaal ja siis see kultuurirahva ülestõusmine, mis teatavasti tegi alguse Eesti NSV lõpule, on mul küsimus, mida te kavatsete ette võtta? Kas ei ole meeles mõlguga mõtteid tagasiastumisest, kas peaminister või valitsust remontima hakata või et nagu ühiskond ei ole enam teie valitsusega rahul, seda näitab ka populaarsusuuringud ja intelligentsi käitumine. Et mida te kavatsete teha? Aitäh.
Aitäh, mina ei võtaks intelligentse käitumist teie kombel üldistada. Ma pean professor Mihhail Lotmanit näiteks ülimalt intelligentseks inimeseks, minu jaoks on ta kahtlemata suur arvamusliider ja mina teda väljapoole intelligentsi mitte kuidagi paigutada ei julgeks. Ma soovitan teil ka tõsiselt mõelda, kui te küllalt suurt osa Eesti intelligentsist ja kultuuri avalikkusest paigutate väljapoole kultuuri ja intelligentsi. Ei ole see päris nii, et tegemist on väga ühemõttelise küsimusega. Mina ei ole see inimene, kes võiks kuidagi moodi hakata lahterdama ühele poole Kaur Kenderit ja teisele poole Jan Kausi. Kui mina peaks valiku tegema, kummast võiks saada lehe peatoimetaja või ütlema, kumb on parem kirjanik, siis ma tõstaksin käed üles. Mina ei oska. Minu jaoks on mõlemad autoriteetsed inimesed, nii Kaur Kender kui ka Jan Kaus ja taevale tänu, minul ei ole ka seda kohustust nende vahel vahet teha. Ma palun teid ka väga intelligentseid inimesi mitte intelligentsete hulka mitte liigitada. Aitäh. Palun kolleeg Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja peaminister. Näib, et teie juhitavas valitsuses peale kultuuriminister Rein Langi on veel kultuurivaenulikke ministrid. Ma pean silmas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ja tema käitumist seoses olümpiakomitee sponsorlusega Tallinna Sadama poolt. Nimelt ta selle keelustas või pani veto sellele, suutis nõukogu ümber rääkida, et see oma otsus ümber muutis. Ma ei pea seda väga õigeks käitumiseks minister Partsi poolt, olgu võib-olla, et seal on mingid juriidilised nüansid taga, mis vajavad lahendamist, et tema haldusalas tollal olnud Estonian Air võis toetada Soome jäähokiliitu, aga Tallinna Sadamal keelab toetamaks Eesti olümpiakomitee ja Eesti noorte spordiliikumist. Et kuidas teie seda juhtumit kommenteerite? Aitäh. No ei ole kuidagi kombeks peaministril opositsiooni esindajaga nõustuda, aga teie määratlusega olen ma nõus. Ilmselt me peame riigile kuuluvate äriühingute sponsorluse temaatikat valitsuse kabineti nõupidamisel käsitlema ja põhjalikult käsitlema selleks, et meie seisukohad oleksid valitsuses lähedased, kui mitte kattuvad. Mina pean monopoolsete ettevõtete suhtekorralduslikku tegevust, marketingi ülioluliseks. Ma olen ka mõnda õpiku peatükki lugenud selle kohta, artikleid lugenud. Maailma praktika ja ka teadus kinnitab seda, et monopoolsed äriühingud, ka riigile kuuluvad äriühingud peavad marketingiga tegelema ja seetõttu ei ole see päris niisama lihtne, nagu ka mõne lehe juhtkiri kirjutab, et kui ettevõttel on kasumit ülearu, siis andku see riigikassasse ja küll riigikassa jagab selle kasumi siis õiglaselt ja kõige paremal viisil laiali. Iga ettevõte vajab ka suhtekorralduslike tegevuste jaoks vahendeid. Ei ole võimalik ühel suurel äriühingul näiteks kohalikus omavalitsuses oma plaane realiseerida, kui tal suhtekorralduseks täielikult vahendid puuduvad. Kui on 100 bitti juba reas ja tahetakse 101. panna, siis ilma suhete silumiseta ja korraldamiseta seda 101. kohalik omavalitsus lihtsalt ei luba. Ja seetõttu ka laiem suhtekorraldus, ka olümpiakomitee toetamine on auasi ja ettevõttele, mitte alati, aga eeldatavalt siiski kasumlik. Coca-Cola ei raiska tohutuid summasid ilmaasjata. Sellel, et 5 rõngast läheb Coca-Cola logo kõrvale, on väga suur kaubanduslik tähendus ja me peaksime mõtlema, miks need suured firmad selliseid tohutuid investeeringuid marketingi teevad. Aitäh. Suur tänu, härra peaminister, lõpetanud. Palun. Lugupeetud eesistuja, mul on küsimus teile. Miks peaminister ei vasta rahvasaadikute küsimustele? Ma esitasin küsimuse valitsuse tagasiastumise või peaministri tagasiastumise kohta, aga ma kuulsin Kaur Kenderi sobivusest peatoimetajaks. Aitäh.
inimene, kes vastab, siis tema vastab, aga mitte mina ei määra, kas tema vastab. Kui te küsisite sellise küsimuse, eks te võite seda küsimust teist korda veel küsida keda käest. Aga praegusel momendil ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Teil on võimalus seda kindlasti küsida näiteks tööpuudusest ka, kui Andrus Ansip vastab. Te rääkisite, et lahkuvad ja nii edasi. Ei, läheme edasi praegu. Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus palun kolleeg Marika Tuus-Laulilt siseminister Ken-Marti Vaherile. Palun kolleeg Marika Tuus-Laul, sõnavõtud sõna peale. Mul on sõna vajutatud, aga millegipärast ei ole. Hea minister, viimase aja traagilised sündmused liikluses ei ole meid kedagi külmaks jätnud ja mis siis tegelikult ikkagi toimub. Rooli joomadlus, kihutamine, nõelumine linnatänavail ja see oleks justkui täiesti normaalne nähtus. Politsei isegi kommenteerib liiklushuligaansust kui sportlikku sõidustiili. Paraku jääb mulje, et liikluspolitsei põhijõud on suunatud sirgetele hea kvaliteediga maanteedele, et rahve koguda. Samas paadunud liiklushuligaanid jäävad huviorbiidist välja. Kuidas te antud olukorda kommenteerite ja kas liiklushuligaanitsemist linnatänavail võibki nüüd nimetada nii-öelda sportlikuks sõidustiiliks? Aitäh! Tänan teid küsimuse eest. 2 minutist jääb kindlasti väheseks, et rääkida sellest, mida oleme teinud viimase 2 aasta jooksul liikluse tugevdamise nimel. Neid samme on olnud päris mitmeid. Traagilised sündmused Eesti-sugusele väikese riigile on kindlasti väga kahetsusväärsed. Te pidasite silmas eelkõige Haapsalu õnnetust ja seda on ka avalikkuses mitmel korral kommenteeritud. Ma olen ise andnud ka selgitusi, mis puudutab eelkõige liiklusjärelevalve seisukohta. Võib-olla alustuseks nii palju liikluses toimuv. Sellesse on oma mõjud väga mitmetel toimijatel. Riigi poolest me räägime tegelikult eelkõige Maanteeameti liiklusohutusalasest ja ennetavast tegevusest, samuti ka politsei poolsest liiklusjärelevalvest. Kindlasti on väga oluline liiklejate enda käitumine, liikluseeskirjade täitmine, samuti ka teede olukord riigis. Ja väga lühidalt öeldes, mis puudutab liiklusjärelevalve peamist fookust, siis see kindlasti ongi suunatud paadunud liiklushuligaanidele. Võtame näiteks paadunud roolijoodikuid. Sellel aastal võrreldes 2 aasta taguse ajaga me näiteks konfiskeerime kuriteo toimepanemise vahendina sõiduvahendi, sõiduauto nendel isikutel, kes on siis paadunud roolijoodikud. Need numbrid on suurenenud sisuliselt 10 korra. Sellel aastal võtame ära ligikaudu 100 sõidukit nendelt, keda ei mõjuta sisuliselt mitte miski, isegi mitte rangemad karistused. See on ainult üks näide sellest, kuidas me oleme just nimelt teraviku suunanud paadunud liiklushuligaanidele ja ma arvan, et siin on andnud tulemusi ka astutud sammud, kas juba selles, et me sellel aastal näeme kõikide arvude vähenemist ja positiivne suundumus, ma loodan, et jätkub ka tulevikus. Tänan. Palun, kolleeg Marika Tuus-Laul, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. Mu järgmine küsimus puudutab algajaid autojuhte. Et me teame, et uue liiklusseaduse järgi muutub algajuhi tunnusmärk vahtraleht vabatahtlikuks. Ja samas me teame, et näiteks B-kategooria eksami tulemused on läinud ju aastalt kehvemaks, sõiduõpetajad on sellega täitsa mures. Et mis te arvate, miks me siis selle vahtralehe kaotame, peate te seda õigeks? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. See on nüüd teema, mis puudutab eelkõige liiklusseadust ja tegelikult teise ministeeriumi pädevusvaldkonda. Nagu ma ütlesin, Siseministeeriumi ja politsei all on liikluse järelevalve. Kõik, mis puudutab liiklusohutust, liiklusennetust, on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas. Nende 2 peamise riigiameti koosmõjus me saame rääkida siis selgetest sammudest, mis puudutab liiklusrahu suurenemist, liiklusest turvalisuse suurenemist. Ja teie poolt välja toodud probleem on kindlasti väga oluline.
ehk siis kõik, mis puudutab algajaid juhte. Nagu me teame, siis ka see traagiline sündmus Haapsalus puudutas eelkõige 19 kuni 23 aastaste vanusegruppi. Antud juhul tegemist ei olnud küll algaja juhiga, vaid tõenäoliselt isikuga, kellel olid märksa suuremad liikluskogemused kui võib-olla tavalisel noorel juhil, aga siiski eksis ta sisuliselt kõikide põhireeglite vastu, mida üldse olema saab, istus rooli purjuspäi, tõenäoliselt ka üleväsinuna, turvavöö oli kinnitamata, ei nõudnud turvavöö kinnitamist ka oma kaassõitjatelt, ainukene, kes selle turvavöö kinnitas, oli ju hämmastaval kombel alaealine, siis selles autos kõige ettevaatlikum ja reegleid austavam kodanik oli hoopis alaealine isik, täiskasvanud rikkusid sisuliselt kõiki reegleid seal hommikul kell 7, selle traagilisel hommikul, nii et teie osundus on äärmiselt õige. Tegevused, mida ka liikluskomisjon on suunanud algajatele juhtidele, on pidevalt arutelu teemaks ja mis puudutab seda Vahterlehe küsimust, siis ma arvan, et see teema on ivakene laiem, pigem puudutab eelkõige algajatele juhtidele suunatud koolitust ja selle tõstust. Aitäh. Palun, kolleeg Marika Tuus-Laul, teine täpsustav küsimus. Aitäh. Ma tegelikult ei küsinudki selle Haapsalu juhtumi kohta, vaid soovisin teada teie kui valitsusliikme arvamus selle kohta, et algajajuhtidel kaotatakse ära see Vahterleht. Kas teie peate seda õigeks? Küsimuse eest Vahterlehte ei kaotata ära, vaid seda on kindlasti inimestel paslik ja ka õigustatud kasutada, andes teada sellest, milline on siis inimese staatus liikluses. Ma kujutan ette, et vast sellest märgist olulisem on siiski väga hästi läbimõeldud koolitus ja väljaõppe, mis on suunatud nendele juhtidele, kes on tõesti algajatena roolis. Eelkõige puudutab see aga neid juhte, kes algajatena rikuvad liikluseeskirju. Selles osas on muudetud tingimusi rangemaks, ehk siis suunatakse varasemast enam inimesi ka ümberõppele, ehk siis täiendõppele, kui nad on rikkunud algajate juhtidena siis liikluseeskirju, ja ma arvan, et seda suunda tuleks jätkata. Ma ei ole isiklikult liiga kindel, kas meil on võimalik läbi kohustuslike käskude algajate juhtide sellist uljust selle näite võrral, mis puudutab seda sümboli kasutamist, suunata. Pigem on küsimus hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine, mis toimub varasemas eas, ehk siis eelkõige koolis, ka juba lasteaias. Ma arvan, et see traagiline sündmus, mida me ka täna siin infotunnis käsitlesime, annab tunnistust tegelikult sellele, et paljus selles hoiakutes ja väärtushinnangutes ja ka reeglitest kinnipidamisest algab pihta oluliselt varem. Ja meie küsimus on, kuidas viia tegelikult ka juba kooliealistele see arusaam, et liikluses reeglite täitmine ei ole mitte sinu enda huvides, vaid tegelikult teiste huvides liikluses, ehk siis see on eelkõige mõeldud ligimeste kaitseks ja liiklusrahu tagamiseks. Aitäh. Ja palun nüüd kohal peal registreeritud küsimus kolleeg Lembit Kaljuvee. No, aitäh, proua esimees. Hea minister, kahtlemata 10 päeva tagasi Haapsalu lähistel toimunud avarii oli traagiline, kurb ja masendav, aga mulle meeldis meie politseijuhi Elmar Vaheri vahetu seisukoht pärast seda avariid. Ta ütles, et tegemist oli kuriteoga, kuigi ei olnud veel teada, et autojuht oli alkoholi tarbinud. Ma tahtsin öelda seda, et politsei minu arvates või politseijuht reageeris nagu õieti. Kuidas on teie seisukoht, kas ta käitus õieti ja kas me selliseid asju peame vaatamata sellele, et on kurvad ikkagi õigete nimedega nimetama? Aitäh! Suur tänu! Ma sellel sama sisuliselt päev hiljem nimetasin täpselt samamoodi, jagades liikluses toimunu tegelikult laias laastus 2. Üks on siis liiklusõnnetused ja teised on tegelikult kuritahtlik käitumine liikluses. Kuritahtlik käitumine on kuritegelik
ja ma arvan, et õigete nimedega asjade nimetamine on äärmiselt tähtis. Kui me räägime abstraktsemalt ja laiemalt kõikidest liikluses toimuvatest intsidentidest kui liiklusõnnetustest, siis me justkui anname juba ette hoiaku, et juhtus siis. Aga nagu te suurepäraselt teate, kahjuks sellest väga traagilisest musternäitest, mis Haapsalus toimus, siis seal tegelikult tehti kõike, mida üldse sai teha, valesti. Joobes rooli, turvanõuded täitmata, üleväsimus ja nii edasi. Saan lisada veel juurde selle, mida tõesti siin viimase 2 aasta jooksul oleme liiklusjärelevalve, eelkõige liiklusjärelevalve tugevdamiseks ka teinud, aga ma rõhutaks ka seda, et väga hea koostöö Maanteeametiga politseil on olnud tervikuna liikluses toimuvat mõjutada, eelkõige läbi ennetusmahtude suurenemise vähemalt 2 korra. Eelkõige on suunatud see kergliiklejatele ehk siis jalgratturitele ja jalakäijatele. Järelevalvemahud on suurenenud selle viimase 2 aastaga. Oluliselt rangemalt suhtutakse ka korduvatesse rikkujatesse ja nendesse rikkujatesse, kes on pannud toime siis raskeid rikkumisi, nagu näiteks alkoholijoobes rooli minek, turvavarustuse mittekasutamine, samuti ka suured kiirusuletamised. Ja ma arvan, et tervikuna need sammud annavad tulemust. Me näeme üldise suundumusena, et liikluses erinevad näitajad, olgu nad liiklusõnnetused, kannatanutega liiklusõnnetused või ka liiklussurmad on vähenemas ja meile ongi oluline see suundumus ja ma väga loodan, et me soodame nende erinevate sammudega seda suundumust ka hoida. Tänan. Ja palun nüüd viimane koha pealt registreeritud küsimus kolleeg Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud minister. Esitan lühikese küsimuse, mis eeldab ka lühikest vastust. Kas teie toetate ideed keelata bensiinijaamades alkoholimüük? Aitäh. Tänan küsimuse eest. Minu arust on see vägagi kaalumist väärt mõte. Selle üle on diskuteeritud siin juba päris mitu aastat. Alkoholi kättesaadavuse vähendamine on minu hinnangul, ja seda on näidanud ka päris mitmed uuringud erinevatest maailma riikidest, on seotud tegelikult alkoholist põhjustatud õnnetuste ja kuritahtliku tegevusega liikluses. See, et meil Eestis on alkohol sedavõrd kättesaadav ja nagu te teate, siis uuringutes Eesti on jällegi selles osas üks esirinnas olev riik. Ma arvan, et oleks üks samm jällegi selles suunas, et me viiksime signaali ühemõtteliselt kohale: liiklus ja alkohol ei käi käsikäes. Ma võin siin ära mainida seda, et me oleme erasektoriga teinud koostööd alates 2011. aasta suvest, mis puudutab erinevaid ennetussõnumeid eelkõige selleks, et jällegi kasutada kõike jõudusid, et viia inimesteni sõnum: kui oled joonud, siis ära roni rooli. Mida me võime statistikast välja lugeda? Üldine suundumus jällegi on vähenemise suunas. 2013 võrreldes 2012. aastaga alkoholijoobes tabatud juhtide arv Eesti liikluses on vähenemas. See suundumus on kuskil 1,6 juhilt 100 000 kohta 1,3-ni ja ma arvan, et see teie poolt öeldud idee on kindlasti kaalumisväärt ja seda diskussiooni ma igal juhul tervitan. Tänan. Suur tänu, härra siseminister. Lõpetan ka selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus palun kolleeg Urve Palolt peaminister Andrus Ansipile. Suur aitäh, proua eesistuja, lugupeetud peaminister. Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi hiljutise uurimuse kohaselt ei tööta ega õpi 15–29-aastastest Eestis elavatest noortest enam kui 40 000. Nende kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine probleem, millel on kahjulikud tagajärjed nii ühiskonnale kui ka majandusele. Sestap küsin teie käest uuesti. Me rääkisime sellel teemal siin samas kõnesaalis mõned nädalad tagasi. Ja ma küsisin teie käest, kas valitsusel on plaane fokusseeritult tegeleda noorte tööpuudusega. Te ütlesite, et see ei ole piisavalt tõsine probleem, et sellega fokusseeritult tegeleda.
ja imetlesite minu oskust olla pessimistlik selles küsimuses. Ma küsin uuesti, öelge palun, kas 40 000 noort, kes ei õpi ega tööta, on piisavalt suur arv noori, et siiski võiks fokusseeritult selle teemaga tegeleda valitsuse tasandil või mitte? Aitäh! Palun ärge pange minu suhu väiteid, mida minu suust pole kunagi kostnud. Ei ole mina teile ega ka austatud Riigikogule kunagi öelnud, et noorte tööpuudus pole piisavalt tõsine probleem. Proua Palo, te valetate. Noorte tööpuudus on tõsine probleem, vaatamata sellele, et Eesti on noorte tööpuuduse vähesuselt Euroopa Liidus esimeste hulgas. Viimase Eurostati andmete alusel võib väita, et Eestis on noorte tööpuudus 14,5%. See tähendab seda, et me oleme ilmselt seal kusagil 5-6 hulgas Euroopa Liidus, täpselt kohta ma ei mäleta, aga Eurostatist võib seda järgi vaadata. Vaatamata sellele noorte tööpuudus on väga oluline probleem ja sellega nii Töötukassa kui ka Vabariigi Valitsus on järjekindlalt tegutsenud ja ma kinnitasin siin teile ka seda, et ka noorte garantii temaatikaga Sotsiaalministeerium väga põhjalikult tegeleb ja me kindlasti võtame selle Soomest tulnud initsiatiivi, mis on saanud praegu kogu Euroopa Liidu initsiatiiviks kasutusele ka Eestis. Nii et Vabariigi Valitsus on tegelenud noorte tööpuudusega, see on meie jaoks oluline temaatika ja just nimelt seetõttu, et me oleme selle temaatikaga tegelenud, on Eestis noorte tööpuudus 14,5% ja mitte üle 50%, nii nagu ta mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis on. Aga me ei ole saavutanud oma eesmärki, me kavatseme selle temaatikaga kindlasti ka edasi tegeleda, sest ka praegu noorte tööpuudus on peaaegu 2 korda suurem kui tööpuudus riigis tervikuna. Aitäh! Palun, kolleeg Urve Palu, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud peaminister. Mõned nädalad tagasi, kui te vastasite siin küsimustele Euroopa Liidu poliitika suhtes, siis te ütlesite, et imetlete minu pessimismi selles küsimuses ja ei toonud konkreetselt välja ühtegi tegevust, kuidas noorte tööpuudust peaks vähendama, sest te leidsite, et see on Euroopa Liidu keskmisel tasemel ja nii see on okei. Muideks, Eestis on noorte tööpuudus eelmisel aastal oli 20,9%, niimoodi väidab oma ülevaates riigikontrolör. Samuti on teada, et nii suur hulk noori nagu 40 000 täna Eestis, kes ei tööta ega õpi, see tähendab Eestile iga aasta 238 miljonit eurot saamata jäänud tulu, mis on 1,5% SKT-st. Ehk numbrid on väga-väga suured. Seepärast ma küsin teie käest, lugupeetud peaminister, palun veel kord, rääkige konkreetselt, milliseid samme te olete astunud ja plaanite astuda, et vähendada noorte tööpuudust Eestis, et 40 000-st ei saaks näiteks 4000. Ja jälle kord te eksite, pehmelt öeldes. Ei ole ma kunagi väitnud, et Eestis on noorte tööpuudus või täna vähemalt ei väida ma teile seda, et Eestis on noorte tööpuudus Euroopa Liidu keskmisel tasemel. Kui ta on keskmisel tasemel olnud, ju ma olen seda ka väitnud, aga täna 14,5% on väga selgelt märksa allpool Euroopa Liidu keskmist taset. Euroopa Liidu keskmine tase minu mälestuste järgi on üle 20%, meil 14,5%. Aga ka Euroopa Liidu kõne ajal te põhiliselt fokusseerisite oma küsimused noorte garantiile. Ma usun, et ma olen ammendavalt teile selles küsimuses vastuse andnud, sellega tegeldakse, see tuleb. Järgmisena, küllap teile Riigikogu liikmena ei ole võõras valitsuse ja ka Riigikogu initsiatiiv, millega kutsekoolidest välja langenud õpilased kutsuti kutsekoolidesse õppima tagasi. Vähemalt Riigikogu on selle tarvis vahendeid eraldanud ja ma võin teile kinnitada, see kutsekoolidest välja langenute koolidesse tagasi kutsumine on olnud edukas programm. Aitäh Töötukassale selle programmi eest.
Järgmisena, küllap teile kui Riigikogu liikmele ei ole võõras Riigikogu poolt toetatud programm, mis toetas meie ülikoolidest välja langenud üliõpilaste ülikoolidesse tagasikutsumist. Kinnitan, et ka see initsiatiiv on olnud järgimist väärt, ka see on üks meede, mis on aidanud väga tugevalt vähendada noorte tööpuudust. Ilus oleks mõelda niiviisi, et Riigikogu ja valitsus ei peagi mitte midagi tegema ja noorte tööpuudus langeb sealt 40% juurest iseenesest 14,5% peale. No oleks see vaid nii. Tegelikkuses on see ikkagi solvav väga paljude inimeste suhtes, kelle töö ja vaeva tagajärjel on tööpuudus noorte hulgast langenud 14,5%. Tunnustagem neid. Aitäh. Härra peaminister, teil on vastamiseks 2 minutit. Palun hoidke sellest 2 minutist kinni. Palun, kolleeg Urve Palo, teine täpsustav küsimus. Teie loetletud meetmed ei ole selgelt piisavad olnud, sest me räägime 40 000 lapsest, kes ei õpi ega tööta. See on fakt. Ja samal ajal, kui on ka noorte tööpuudus mõnevõrra langenud, siis ta on suuresti langenud tänu sellele, et noored on lihtsalt Eestist lahkunud, kuna ei ole leidnud siin tööd. Aga ma saan aru, et ega te midagi konkreetselt rääkida sellel teemal rohkem ei ole, seetõttu vahetan küsimust. Öelge palun, Eestis on täna juba 2 aastat ja kauem olnud töötu 24 000 inimest. Ja 2012. aasta seisuga olid enam kui pooled töötud, üle aasta juba töötud. Riigikontroll toob oma aastaaruandes välja, et see on Eesti tööturu suureks probleemiks ja inimeste hakkamasaamise mõjutavaks põhiliseks teguriks. Küsin, millised on valitsuse plaanid hakkama saada Eestis ja vähendada pikaajalist töötut? Peale selle, et sunnitakse inimesi kaudselt Eestist lahkuma, et numbrid paremad oleksid. Aitäh! Aitäh! No et ei jääks kõlama teie väide 40 000 noore töötu kohta, pöördume Eesti Statistikaameti poole. Eesti Statistikaamet kinnitab meile, et 2013. aasta 3. kvartalis oli noorte töötute arv 10,2 000. Mitte 40 000, nagu teie väidate, vaid 10,2 000. Noorte töötuse määr protsentides on 14,5. Teie väide selle kohta, et pikaajaliste töötute arv on 24 000, on ümardades isegi tõene, sest see täpne arv on 23,7 000. Kuid te ilmselt ei ole lugenud viimast Statistikaameti pressiteadet, mis kõneleb muu hulgas ka sellest, et pikaajaliste töötute arv Eestis on hakanud kiiresti vähenema. Olgu teile öeldud, et 2012. aasta ehk aastataguses 3. kvartalis Eestis oli pikaajaliste töötute arv 35,8 000, praegu 23,7 000. Jälle kord, kui see kõik sünnib iseenesest, et siis laskem sündida. Ma millegipärast arvan, et selle taga on väga paljude inimeste pingutused, töö ja vaev, mida teie ei taha tunnustada, et meil ka pikaajaliste töötute arv on praegu vähenenud enam kui 10 000 võrra. See on väga märkimisväärne tulemus, kuid loomulikult me ei ole saavutanud eesmärki. 23,7 000 pikaajalist töötut on liiga palju. Aitäh! Ja palun nüüd 2 kohapealt registreeritud küsimus, kolleeg Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud peaminister. 2 päeva tagasi saime lugeda arvamusavaldust, et võib-olla peaks nendele pensionäridele, kes on tööturul aktiivsed, pensioni mitte maksma. Ma pean tunnistama, et ma ei mäleta, kellele see arvamusavaldus kuulub. Kui paluks teie seisukohta, et kuidas see võiks meie tööturule mõjuda ja missugune on selle ettepanekus teie isik seisukoht? Aitäh! Aitäh! See on rumal ettepanek, aga sellise rumalusega on aeg-ajalt ikkagi üks kui teine lagedale tulnud. Eesti paistab Euroopa Liidus silma sellega, et meil on vanemaealiste tööhõive üksjagu kõrge. Ja ma olen päris veendunud selles, et see meie ainulaadne pensionisüsteem, mis võimaldab maksta kõigile töötavatele pensionäridele täispensioni, see on just nimelt selle
vanemaealiste inimeste kõrge tööhõive üks põhjustajatest. Minu meelest see süsteem Eestis töötab ja ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks me peaksime seda süsteemi revideerima hakkama. Ma ei näe ka nendel katsetel vallandada diskussiooni mitte mingisugust pragmaatilist põhjust, et see ei ole inimlik, see ettepanek, see ei ole teostatav. Ma ei nõustu ka nende ettepanekutega, mis te viidatud siin on, mis on tehtud Riigikontrolli ülevaates, mis ütlevad, et pensione tuleb kärpida, sotsiaalmaksu tõsta või siis mingisugused pensioniliigid pensionisüsteemist välja arvata, et see lahendaks meie probleemid. Probleemid ka pensionite hulgas lahendab kiirem majanduskasv ja just nimelt selle nimel tuleks pingutada, et Eesti majandus kasvab. Küllap siis kasvavad ka pensionid. Aitäh! Ja palun nüüd viimane koha pealt registreeritud küsimus kolleeg Innara Luigas. Aitäh, austatud istungi juhataja. Lugupeetud peaminister, kuna tänane küsimus on tööpuudusest, siis ma puudutaks tööpuudust Kirde- ja Kagu-Eestis ja nimelt on tööpuudus nendes piirkondades suurim ja ka sissetulekud nendes piirkondades on kõige väiksemad inimestel. Ütlesite, et valitsus ja Riigikogu loob võimalusi inimestel, et ka inimesed ise otsiksid tööd ja tekitaksid töökohti. Olen teiega täiesti nõus. Läti sellel aastal läks sellisele süsteemile üle nagu viisavaba lihtsustatud piiriületus piiriäärsetele elanikele. Kas te olete valitsuskabinetis arutanud ja kas te olete arutamas seda teemat, et üle minna samuti viisavabale lihtsustatud piiriületusele? See oluliselt annaks piiriäärsetele elanikele võimaluse käia Venemaal, luua kontakte ja läbi sellega luua uusi töökohti ja nii aidata iseennast. Aitäh! Aitäh! Me pole seda viimasel ajal arutanud ja kunagi on kõlanud väite, et Soome on seda rakendanud, ka Soome pole seda teinud. Viisavabaduse teema Venemaaga, see on ulatuslikum teema. Venemaa peab teatavasti täitma teatud eeltingimused, mis on seatud Euroopa Liidu poolt, mis võimaldaks siis tõsiselt kõnelda viisavabast liikumiseks. Esiteks, kõigile Venemaa kodanikele tuleb väljastada biomeetrilised reisidokumendid. Praegu seda Venemaal tehtud ei ole. Teiseks, Venemaa peab kaotama Euroopa Liidu kodanikele täna kehtiva registreerimiskohustuse. Praegu on nii, et Venemaa kodanikud võivad reisida vabalt Euroopa Liidus, ilma et nad peaksid ennast mingites linnades siis käima registreerimas, aga kui Euroopa Liidu kodanik läheb Venemaale, siis ta teatud piirkondadesse ei pääse üldse või teatud linnades on tal kohustus ennast registreerima. Siin peab olema pariteetsus. Ja kolmas väga oluline eeltingimus viisavabadusest kõnelemiseks on tagasivõtuleping ja selle täitmise usutavus. Võib ju deklareerida, et kõik ebaseaduslikult piiri ületanud inimesed võetakse tagasi, kuid teine pool, kuhu need ebaseaduslikud piiriületajad on minemas, peab olema ka veendunud selles, et see leping on kindlasti täidetav ja selle usutavuse juures on palju küsimusi. See tähendab seda, et kõik piirid peaksid olema korralikult kontrollitud. Venemaa puhul tähendab see väga selgelt ka Kesk-Aasia piiride kontrolli, et see on protsess, mitte ühekordne otsustus. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister, lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja palun nüüd järgmine küsimus kolleeg Ester Tuiksolt siseminister Ken-Marti Vaherile. Palun! Tänan väga, proua juhataja, austatud siseminister. Nädal aega tagasi vestlesime härra peaministriga siin piiripunkti ootealal toimuva anarhia teemal üsna mõistvalt, aga on teemasid, millest tahaksin kuulda ka teie kui vastava sektori ministri käest. Siseministeerium on andnud Koidula piiripunkti ooteala haldamise offshore firmale kuuluvale Paldiski Sadama AS-ile. Enamasti kasutatakse aga offshore piirkonda just tulude varjamiseks.
Kas teil siseministrina on teada Paldiski Sadamate AS-i omanikud ning kelle taskusse piiriületajate raha siis ikkagi läheb ja kas te olete uurinud, kas seal võib olla ka mõningane korruptsioonioht või on ka firma kuidagi seotud teie erakonnaga? Tänan küsimuse eest. Koidula piiripunkti ooteala haldamiseks korraldati 2011. aastal avalik konkurss ja Siseministeerium sõlmis 5. mail 2011 halduslepingu Paldiski Sadamate aktsiaseltsiga. See oli ainus firma, kes osales sellel konkursil. Tegemist on avaliku konkursiga, see on läbi viidud nii, nagu seadused nõuavad ja selleks 5 aastaks võttis siis sama ettevõte ka halduslepingu alusel siis ülesannete täitmise enda kanda. Nüüd, mis puudutab teie küsimuses mainitud sõna anarhia, ma kuulsin minu arust seda vist õigesti, siis teil on täiesti õigus. Anarhia oli Eesti erinevates piiripunktides kuni selle ajani, kui rakendus Eestis 2011. aasta augustis siis sisuliselt elektrooniline ootejärjekorra süsteem. Aga sellest on siin saalis ja ka eelmises infotunnis on pikalt juttu. Piiriületus Eesti ja Venemaa vahel on olnud väga korratu, kaootiline, isegi anarhiline. Need 10 kilomeetritesse ulatunud järjekorrad on olnud tegelikult häbiplekk Eesti riigile, kindlasti ka meist ida pool olevale riigile. Eesti poole pealt on need järjekorrad tänaseks kadunud, järjekorrad on kandunud üle elektroonilisse keskkonda ja ma arvan, sellest on võitnud Eesti ühiskond, piiril asuvad asustused, Eesti keskkond ja ma arvan, et täna on süsteem, mis on korrastatud, mida me saame eeskujuks tuua ka teistele Euroopa riikidele ja nagu te teate, siis mitmed riigid on Eestis ka käinud uurimas selle elektroonilise oote järjekorra ja broneerimissüsteemi olemust ja soovivad seda rakendada ka endal. Aitäh! Palun, kolleeg Ester Tuikse, esimene täpsustav küsimus. Tänan, proua juhataja, austatud minister. Te ju tegelikult probleemsetele küsimustele ei vastanud. Te räägite sellest, mis on tõepoolest hästi. Aga ometigi Tartu halduskohus tunnistas 29. oktoobril oma otsusega õigusvastaseks piiriületaja alusetu ootealale suunamise enne piirikontrolli toimingute tegemist. Riigipiiri seaduse järgi suunab politsei riigipiiri ületada sooviva sõiduki piiriületuse ootealale, kui selleks on teatud põhjused. Aga minu küsimus on see, et miks seda korda ei ole siis piiriületajale nüüd mõistlikuks tehtud ja miks peab maksma ooteala tasu see piiriületaja, kes tegelikult neid teenuseid ei kasuta? Tänan küsimuse eest. Päris mitmetel arupärimiste käigus oleme sellel teemal ka peatunud siin Riigikogus ja ka Riigikogu komisjonides. Nii nagu Riigikoguga on oma seisukoha kujundanud 2010. aasta suvel, võttes vastu siis seaduse täiendused, mis puudutavad eelkõige siis sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamist ja nagu ma ka mainisin, siis on halduslepingu alusel siis ülesanded delegeeritud eraõiguslikele juriidilisi isikutele seaduse alusel. Ja nagu te teate, siis see ootejärjekorra süsteem koosneb siis 2 komponendist. Üks komponent on siis ooteala teenus, teine on siis ootejärjekorra andmekogu teenus. Ja me võime rääkida, et ka see tasu selle teenuse eest siis koosneb 2 komponendist samuti, piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise tasu ja ooteala kasutamise tasu. Nüüd teie poolt viidatud küsimus puudutab neid isikud, kes on broneerinud eelnevalt oma koha, saabuvad piirile ja võib väga selgelt uuesti üle korrata, siis isikud, kes on broneerinud, siis nende käest ei võeta 2 korda ootejärjekorra koha võtmise tasu. Seda ei tehta, vaid seda võetakse 1 kord ja nad tasuvad seda ette vastavalt sellel hetkel, kui siis on võetud piiriületuse ootejärjekorras koht elektrooniliselt. Meie lähenemine, mis puudutab ja ka seadusandja lähenemine, mis puudutab neid teenuseid, on olnud selles, et
me lähtume kogu ootealale terviklikult ja kui te küsite, millist teenust siis osutatakse konkreetsele isikule, kes on broneerinud oma koha ja saabub piirile. Vabandust, ma loodan, et ma saan vastata järgmise küsimuse. Palun, kolleeg Ester Tuiks, teine täpsustav küsimus. Tänan väga, proua juhataja, et tegelikult on see piiri ületamine nende komponentide tõttu muudetud inimesele ikkagi väga ebamugavaks ja see ei ole loogiline olnud nendele, kes seda teenust on kasutanud ja seda on kinnitanud ka see kohtuotsus, et ma loodan, et te vastate nüüd seda, mida te ilmselt mõtlesite vastata teisele küsimusele, aga ma lisaksin siin veel, et kas te olete ikkagi kontrollinud selle firma tegevust, et kas see ikkagi vastab täpselt nendele ootustele, mis on nendele ülesandeks pandud ja kuidas nad käituvad siiski piiriületajatega? Aitäh! Tänan, aitäh võimaluse eest jätkata. Mis puudutab juhtumit, kus isik on broneerinud endale koha ja saabub piirile, siis isik tasub ooteala teenuse kasutamise eest ja selle ooteala teenuse sees on ka väga olulised komponendid, nagu näiteks kontrollimine, mida viib läbi ooteala haldaja, kontrollides, kas see konkreetne sõiduk ja broneeritud aeg kuuluvad omavahel kokku, kas sõiduki juht on sama, kas see sõiduk on saabunud õigeaegselt ja kas kõik vastab sellele, mida ooteala järjekorrasüsteem ette näeb. Seega, nii nagu me oleme ka siin saalis rääkinud ja komisjonis rääkinud, kui me tahame killustada neid erinevaid teenuseid ja oleme seisukohal, et killustamisega me muudame kuidagi seda olukorda lihtsamaks, siis loomulikult selliseid valikuid võib alati teha. Aga me peame aru saama, et meie tänane põhimõte, mida eelmine parlamendi koosseis on kehtestanud, oli tegelikult väga lihtne. Ooteala teenuse eest tasub see isik, kes seda teenust kasutab. Mitte kõik maksumaksjad, ehk siis sisuliselt anonüümselt kõik Eesti maksumaksjad nende inimeste eest, kes siis piir ületavad. Selline parlamendi otsus langetati 2010. aastal ja alati meil on võimalik ka loomulikult diskussioon püstitada ja hakata seda üle vaatama, aga minu hinnangul ei ole tänane piiriületus kuidagi ebamugav. Piiriületus, nii nagu me rääkisime varasemaga võrreldes, on märgatavalt ja kordades muutunud mugavamaks ja paindlikuks. Ja samas loomulikult me võime alati diskuteerida, millistest rahastamisallikatest selle teenuse osutamist kaetakse. Tänan. Ja head kolleegid, nüüd 2 koha pealt registreeritud küsimus. Palun, kolleeg Inara Luigas. Tervist. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Eesti riigis teostab piiriületust ikkagi Politsei- ja Piirivalveamet. Ja kui ma vaatasin täna hommikul statistikat, et kui palju autosid on täna piiri ületanud, siis tänase päeva jooksul kella 12 kuni kella 6 on piiri ületanud ainult 4 autot. Tähendab, 6 tunni jooksul on üle piiri sõitnud, ma mõtlen praegu väikseid sõiduautosid. Kas te tahate tõesti väita, et 4 autot, nad peavad kasutama seda ooteala ja peavad maksma seda ooteala teenust? See on täiesti absurdne olukord, et kõik sunnitakse minema ootealale ja nendelt võetakse seda tasu. Nad on maksnud piirijärjekorra tasu ja neil on õigus mööda riigi maanteed sõita vabalt ju piiriületusele, kus kontrolli teostab meie riigi piirivalveamet. Aitäh! Tänan küsimuse eest. Minu poolt tsiteeritud seadus aastast 2010, mis jõustus 2011. aasta algusest, ütleb väga selgelt, on võimalik ja parlament nägi ka sellise võimaluse ette, nähes vajadust elektroonilise ootejärjekorra süsteemi kehtestamiseks. Siseminister võib ooteala teenuse järjekorra võtmise, ootejärjekorras ootamise, piiriületus ooteala teenuse pakkumise ja maanteepiiripunkti suunamise korraldamise ülesande halduslepinguga üle anda eraõigusliku juriidilise isikule. Ehk siis kõik need konkreetsed sammud, konkreetsed teenused on võimalik üle anda
ja seda on ka tehtud selleks, et tagada sujuvam ja paindlikum piiri ületamine ja eelkõige, lugupeetud küsija, ootamise sujuv ja mõistlik haldamine ja juhtimine. Ootamise osa on ka see, kui isik broneerib endale aja, saabub piirile, siis peab ju keegi kontrollima seda, kas piirile on saabunud õigel ajal õige sõiduki juht või on need hoopis mingid teised isikud. Ehk siis me vaatame seda teenust tervikuna. Kui kellelgi on soov neid teenuseid, nagu ma ütlesin, hakata lahterdama ja üksteisest lahti haakima, siis loomulikult seda on võimalik teha, aga me peame aru saama, et otsused, mis langetati 2010. aastal, mille peale on tehtud halduslepingud, need hõlmavad kõik rahalist mõõdet. Ehk siis iga teistsugune otsus, selle peame kinni maksma meie kõik. Ka need isikud siin saalis, kes ei ületa Eesti-Vene piiri ühtegi korda aasta jooksul. Ja see ongi valiku koht. Tänane valik on olnud, et seda maksavad kinni ainult need isikud, kes teenust kasutavad. Tänan. Ja palun nüüd kolleeg Andres Anvelt. Aitäh, proua juhataja. Hea minister. Sujuva paindlik piiriületus kindlasti sõltub ka piirivalvurite või ametnike kohalolekust piiril. Ma kevadel küsisin teilt Narva piiripunkti kohta, kus kevadise seisuga oli 94 struktuuris ette nähtud ametikohast täidetud 79, kuigi personali arvestamise analüüs räägib üldse vajadusest 116 ametnikku, et see piiripunkt töötaks nagu kord ja kohus, aga tol hetkel oli puudu ka struktuurselt 15 inimest. Nüüd on pool aastat möödas. Mis te võite öelda, mis on saanud Narva piiripunktist, kas see olukord on paranenud või läinud halvemaks, sest tuletan meelde, 2012 lahkus tööd sealt 12 ametnikku. Et milline on olukord täna? Aitäh. Tänan küsimuse eest. 2012. aasta oli kindlasti märkimisväärselt erinev 2013. Nagu te teate, siis selle aasta algusest üle pikkade aastate oli võimalik pakkuda ka selget palgatõusu siseturvalisuse eest vastutavatele ametnikele, kaasa arvatud piirivalvele. Üle 90% piirivalvuritest sai sellel aastal palgatõusu 2013. siis. Nii nagu sai ka eelmisel aastal antud teada, me oleme saanud lahendused ka 2014. aasta osas Politsei- ja Piirivalveametiga. Hea meel on tõdeda, et järgmine aasta palgatõus jätkub, 75% PPA töötajatest saavad palgatõusu. Eelkõige on see suunatud madalapalgalistele ametikohtadele, näiteks patrullidele, piirkonnapolitseinikele, patrullide sekka kuuluvad ka piirivalve vaatlus ja patrullid. Me tõstame kolme kõige madalama astme politseiametnike astmepalka siis vähemalt 7,3% ja palgaastmetel 1-8, kus viibivad ka absoluutne enamus nendest, mida te küsisite, seal saavad palgatõusu üle 3000 politseiametniku, nii et ma väga loodan, et need on tingimused loodud selleks, et ka Narva piiripunkti on võimalik paremini mehitada kui seni. Mis puudutab konkreetseid tegevusi, siis need on juba taktikalise tasandi otsustada, ehk siis kohaliku prefektuuri ja Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonna suunata, aga võin öelda seda, et kõik tingimused on selleks loodud, et inimeste motivatsiooni tõsta, täita ka täna täitmata ametikohti ja ma arvan, et see üldiselt keskmiselt näiteks piirkonnapolitseinikele suunatud 7,4% palgatõus, patrullpolitseinikele 9,75% peaks aitama kaasa ka selle küsimuse leevenemisele, mida te mainisite. Tänan. Suur tänu, lugupeetud siseminister. Meie aeg on läbi, sellepärast lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Head kolleegid, tänu teile küsimuste esitamise eest, lugupeetud peaminister ja ministrid. Või üks minister, tänan küsimuste vastamise eest. Infotund on lõppenud.